RAV4 on olnud üle 30 aasta Toyota enim müüdud mudeleid ja kokku on seda müüdud enam kui 15 miljonit eksemplari üle maailma. Ja 2025. aastal oli see ka maailma enim müüdud auto. Tegelikult on ikkagi täiesti uuel tasemel juba see 6. generatsiooni RAV4 hübriid. Et auto mõõtmed on jäänud küll täpselt identseks, aga nüüd hübriidajam on pandud üks generatsioon uuema auto peale. Endiselt autol on vahel 2,5 liitrine bensiinimootor, mis on siis põhiliseks jõuallikaks, aga suurendatud elektri osakaal toob kütusekulu nüüd madalamale, umbes 5 liitri ringis 100 kilomeetrile. Autol multimeedia ekraanides sees on täiesti uue tehnoloogiaga Arene platvorm, mida siis varasemalt jällegi ei olnud. Ja näiteks kui varasemalt ainult Waze GPS oli saadaval siis keskmisel ekraani peal, mis viis sul silmad tee pealt tegelikult ära, siis nüüd GPS ilmub sulle ka täpselt juhi tagumisele ekraanile ja ka esiklaasi näidikule. 137 kilomeetrit pistikhübriidil läbisõidu ulatust. See on juba, teeb kõik juba nii-öelda linna igapäevasõidud kenasti ära, et see on natuke nagu rohkem elektriauto kui pistikhübriid. Pistikhübriid RAV4 näol on tõesti saanud märkimisväärse uuenduse just selle üle 100 kilomeetri pikkuse elektrisõidu ulatuse näol ning lisaks on RAV4 pistikhübriid nüüd ainukene pistikhübriid, millel on kiirlaadimise võimekus täiesti olemas. Mõtle, teed tikupoisis kohvi ja laadimise peatuse ja oledki Tartus vaid elektrijõul ära käinud. Salongis on näha, et Toyota on RAV4 puhul ikka korraliku sammu edasi teinud. Palju vaiksem on, hästi kvaliteetne, ekraanid on läinud palju suuremaks, küll on ekraanid natukene madalamaks tulnud, et see nähtavus siin roolis on palju parem ja tekib selline tunne, et istuks mõne suure maasturi roolis. Väga hea pilt on ka kaameral, et kui varasemalt võib-olla tahaksid ikka peeglist tagurdades vaadata, siis uue RAV-iga ma ütlen teile, et see kaamerapilt on nii hea, et sul piisab täiesti kaamera vaatamisest. Ja lisaks saab seda kaamerapilti veel zoomida, ehk siis sul on perfektne ülevaade oma auto ümber toimuvast. Ja kui sul näiteks kortermaja juures parkides tundub, et see parkimine ei tule päris hästi välja ja isegi need head kaamerad ei aita, siis sul on võimalik vajutada nuppu ja RAV4 pargib ise ennast sinu eest kas või väiksesse kitsasse taskusse. Kõik RAV4-d pakuvad My Toyota äpi lahendust autoomanikele ning läbi My Toyota äpi on sul võimalik siis autot käivitada ja muid sõitu mugavdavaid funktsioone kasutada, aga ühtlasi uuele RAV-ile ei ole vaja enam eraldi soetada pardakaamerat. Läbi selle sama My Toyota äpi on võimalik auto olemasolevat kaamerat sundida pardasalvestina tööle hakkama. RAV4 on küll linnamaastur, aga minu meelest ta väärib ikka täitsa maasturi nime, sellepärast et siin on nii palju funktsioone, mida paljudel linnamaasturitel ei olegi. Näiteks see sama mäest alla laskumisel vajutad nupu sisse, mootor ise pidurdab, sa ei pea muretsema, kui sa näiteks Euroopas kuskil suurtest mägedest alla sõidad. Kuna selle RAV-iga sa saad vedada ka haagist kuni 2000 kilo, siis on hästi mugav kasutada ka trail-funktsiooni, ehk siis lülitub sisse 50-50 veo, ehk sul on pidev nelikvedu taga ja sa saad kenasti näiteks paadiveest välja tõmmata. Kuna selle auto tootmisel on CO2 taset alandatud, siis see teeb ka selle auto registreerimismaksu palju soodsamaks. Kuigi ta juba enne oli piisavalt soodsam, siis nüüd on ta veel väiksem. Uuel RAV4 mudelil on valikus nüüd nii täishübriid oma 180 kilovatise jõudlusega kui ka pistikhübriid üle 200 kilovatise jõudlusega. Mõlemaid valikuid on nii esiveolise kui ka nelikveolisena ning RAV4 pakub 4 erinevat varustustaset. Baasvarustus on juba RAV4-l väga rikkalik nüüdsest, seal on olemas näiteks elektriline juhiiste, elektriline tagaluuk, küljepeeglites pimenurgaandurid, kõik juhiabisüsteemid ja muud mugavused. Kui vaadata varustustasema kõrgemate poole, siis seal saad sa juba ventileeritavad istmed, soendusega tagumised istmed, JBL-i helisüsteemi ja avarama salongi soovi korral saab ka panoramkatuse endale juurde valida. RAV4 hübriidi hinnaklass algab 40 900 eurost. Toyota lubab autodele kaasa 10 aasta pikkust garantiid. Selle juures on oluline loomulikult ka auto kütusekulu ülalpidamiskulude mõttes ning uus RAV4 pakub kütusekulu umbes 5 liitrit 100 kilomeetrile, mis sellise massi kohta on väga märkimisväärselt hea saavutus.
Huvilised on oodatud kõikidesse Eesti Elke esindustesse, tutvustame teile koha peal lähemalt RAV4 või siis mõnda muud huvipakkuvat mudelit. Elkel on tõesti käimas 35. juubeliaasta ja selle raames on Elkel terve aasta vältel väga head pakkumised kõikidele mudelitele. Kokkuvõttes võib küll öelda, et tegemist on ülimalt ökonoomse ja hea autoga, sest kõik oma linnasõidud sa saad teha elektrijõul ja kui ongi vaja pikemaid sõite teha, siis sa ei pea muretsema selle pärast, kas elektrit jagub, siis tuleb appi juba sisepõlemismootor. Ja mis oluline märkus on, et kõigest 30 minutiga sa saad oma aku täis laetud, nii et saad sõita jälle üle 100 kilomeetri. Minge aga Elke esindustesse proovisõidule, sest see Toyota RAV4 väärib kindlasti ise proovimist.